tere tulemast vaatama ja kuulama Tallinna Ülikooli vestlussaadet Eksperteetris. Mina olen Katariina Mürk ja täna on minuga saates jätkusuutliku hariduse teadur Katrin Männik ja Maastiku- ja Kultuuriuuringute Keskuse vanemteadur Tarmo Pikner. Tere! Tere! Mida teie jaoks üldse kestlikud tulevikud ja kestlik areng mõistena tähendab? Ma vaatan sellele natuke laiemalt kui kliimaprobleemid. Minu arvates on kestlik tulevik see, kui me täna targalt ja teadlikult elame, säästame samal ajal ka ennast ja teisi enda ümber ja kindlasti vaatame oma koduuksest kaugemale, et see, kui ma kodust välja astun, siis see keskkond, kus me oleme, et me käitume sama viisakalt ja sama säästlikult, et kindlasti ei see seondu ainult ühe indiviidiga, vaid ka kogukonnaga, samal ajal koostööga, mis sisaldab ka võib-olla erinevat vabatahtlikku toimetamist, sest tegelikult ka järjekordne kriis, kui ta õuel on, siis me vajame ju erinevaid kontakte kiirelt toimetamiseks, et seotud paljuski ka kohanemisega. Tarmo, kas sa mõtestad seda võib-olla veidi teisitena, et sina seda hoopis sellise kultuuri küsimusena? No, ma täiendaks, et tõesti see kestlikkus kindlasti toob sisse tasakaalu ja vastupidavuse, et kuidas me ühiskonnana, kogukonnana hakkama saame nende katkestuste ja kriisidega. Ja võib-olla kultuuri poole pealt kindlasti kestlikkus seostub ajadimensiooniga, et kui me mõtleme, mis on oluline meile indiviidi tasandil, kogukonna tasandil, riigi tasandil tulevikus, siis paratamatult see seostub küsimusega ka, et mida me minevikust kaasa võtame, mida me oma pärandis näeme olulisena tuleviku perspektiivis. Ja kindlasti see indiviidi tasandi eluviisi seos laiema planetaarsete muutustega on siinkohal väga oluline. Kui see läheb tõesti nii sügavale indiviidi tasandile, kas seda on üldse võimalik näiteks loengus õpetada, kuidas me viime sellised teadmised inimesteni, kes käivad ülikoolis või inimesteni, kes elavad oma tavapärast elu, ei käi ülikoolis, käivad lihtsalt tööl, kasvatavad lapsi? See on õige tegelikult, et see kestlik areng ei istu meil ju dokumentides ja strateegiates, vaid see siiski sõltub sellest, milliseid valikuid me teeme kas lapsevanemana, õpetajana, teadlasena, tudengina. Ülikoolis on see hea võimalus siiski, et on erinevad interdistsiplinaarsed ained nagu elu ja hüpped. Mina väga soovitan neid tudengitele, sest nad saavad seal kokku erinevate valdkondade inimestega. Ja see on hea võimalus lahendada suuri probleeme, leida lihtsamaid lahendusi. Mis puudutab nüüd võib-olla inimesi, kes ei jõua ülikooli, siis tegelikult ka teistes haridusasutustes on see võimalus ja võtta ka lühemaid koolitusi ja neid pakutakse täna ka tasuta, nii et tegelikult see peaks olema võimalus kõigile. Aga mis keskne roll peale õpilaste koolitamise ülikoolil kestlikkus tulevikus on? No ülikool ise on tegelikult ju eestvedav jõud, et siit käib nii palju inimesi läbi igapäevaselt, tudengeid, täiendusõppijaid, koostööpartnereid, et juba kui sisse astud kampuses või lähed vaatad erinevaid veebisaite, siis tegelikult sealt ju paistab juba välja, kuidas me ise suhtume, kuidas me käitume, aga ülikoolil on päris suured hoovad, nii et läbi teaduskoostöö, läbi õppetegevuse ja näitena on meil üle-eestiline roheoskuste programm, kus ka Tallinna Ülikool osaleb ja me oleme töötanud kestlikkuse pädevuste siis integreerimisega meie õppetegevusse, nii formaal- kui mitteformaalharidus. Väljakutseks on seal see, et kuidas integreerida horisontaalselt, aga siin on suur roll ka õppejõududel, kes siis teevad ka oma valikuid. Tarmo, ma küsiksin sinult, et kuidas me selle teadusliku info kindlate siis kogukondadeni üldse viime, et näiteks muutus toimiks nii väikses Võru külas kui mõnes suures Aasia riigis?
see on kindlasti väga oluline küsimus ja siinkohal kindlasti see teadustöö, mis me ülikoolis teeme, seostub ka erinevate laiemate ühiskondlike huvigruppidega. Et praegu Tallinna Ülikoolis ongi alanud Sustain Era laiem projekt, kus me tõesti läbi erinevate teemade, see on siis vaatame kestlikkuse üleminekutes organisatsioonide roll, kogukonna roll, poliitika kujundamist ja kõige selle juures siis ka teeme koostööd erinevate ühiskonnagruppidega, sealhulgas ka kogukondadega. Siin üks võti on kindlasti ka selline koosloomeline töö, et kui tehakse teadustööd, siis ka lahenduste ja niisuguse probleemi sõnastamisse kaasatakse juba kogukondi. See on kindlasti üks suund, see koosloomeline teadustöö, kuidas need ülikoolist ka teadmised jõuaksid välja rakendustesse. Aga olete te äkki kogenud sellist roheväsimust nii tavainimese perspektiivist kui näiteks poliitikute ja majandusrahva perspektiivist, kellele võib-olla ei ole üldse kasulik mingi rohemuutus sisse viia, et see võib olla kulukas, see võib olla aeganõudev, kuidas me need inimesed nii-öelda enda pardale võtame? No mina tunnetan, et võib-olla me räägime rohelisest elamisest võib-olla liiga palju ka, et ta võiks olla normaalne osa meie elust, et siis ei tüdineta sellest teemast ka ära, et nii-öelda orgaaniline osa elust. Aga samal ajal ma näen siiski meie tudengitest ja täiendusõppijatest, kes tulevad ka mikrokraadiprogrammidesse, täiendusõppeprogrammidesse, näiteks rohepöörde juhtimine või hüppe aine, kliima ja innovatsiooni teadlikkus. Nad tulevad võib-olla küll väikese kartusega esialgu, aga nad on sinna jõudnud ja nad tunnevad, et neil on mingid teadmiste puudus või teadlikkus on madal ja pärast on siiski enamus palju rohkem rahul olukorraga, et nad on kriitilisemad natuke võib-olla selle lugemismaterjali osas, mis meedias liigub, et nad oskavad nagu olulisest eristada ebaolulist. Et ma arvan, siin aitab ikkagi paljuski selline õppetegevus. Aga kuidas me loome sellele mingi väärtuse, mis motiveeriks inimest oma elus muutusi läbi viima? Võib-olla siin lisaks seda, et väga sageli me räägime ka sellisest rohepöördest võtmes, et tuleb loobuda millestki. No, tuleb kindlasti kohandada oma eluviisi, aga samas siia juurde peaks tooma ka selle, mis juba on, mis juba kannab nii-öelda sellist kestlikkust väga mikrotasandil võib-olla. Et ja see, kui inimesed ja ühiskonnad panevad tarbimise kuidagi rohkem keskkonnapiiridesse, sellest on palju võitu. See ei ole ainult vajadus millestki loobuda. Et me peame võib-olla sellise üldisse arutellu tooma ka sellist külluse teemat, mida on võimalik saavutada läbi sellise rohelise mõtteviisi ja kindlasti see, et võib-olla laiemalt vaadata, millised muutusi me oleme nõus ka oma elukeskkonnas aktsepteerima. Väga tugevalt on kindlasti esile tulnud, kui me räägime energia üleminekust, tuuleparkide küsimus, milles osad kogukonnad on vastu, et siin tuleb leida teatud nagu tasakaal, eks ole, et nende suurte ambitsioonikate kliimaeesmärkide vahel ja samas ka selle vahel, millega kogukond on siis nagu nõus tuleviku vaates. Ma saan lisada ka võib-olla seda, et sa tõid välja, et tõepoolest, et me ei loobu, vaid võib-olla rohkem rääkida sellest, millised on võimalused. Ja need samme astuvad inimesed ise, nad saavad seda igapäevaselt teha ju igasuguseid väiksemaid samme, mis aitavad kaasa ka nendele väga suurtele probleemidele ja ütleme interdistsiplinaarses õppes või siis interdistsiplinaarses projektis saad sa tegelikult ühendada ka erineva valdkonna inimesi
ja proovida igaühe kompetentsist lähtuvalt neid lahendusi leida. Ja tegelikult mina näen rohkem võimalusi kui see, et me millestki loobume. Et äkki võiks isegi inimesi natuke rohkem kiita oma väikeste sammude osas, mis te arvate, motiveeriks? Jah, kindlasti motiveeriks, et ja see tegelikult sellist eksperimente on tehtud ka, et näiteks kogukonna tasandil on üritatud visualiseerida sellist energiatarbimise muutust ja seda igapäevaselt visualiseerida, näidata, et vot, et on juba midagi tehtud kogukonna heaks, on tehtud planeedi heaks ja siinkohal ka võimalus, kuidas ka uurimustöösse on võimalik kaasata ka sellist loovtöö lähenemist, et kuidas koostöö kunstnikega, loovmeetoditega on võimalik inimestele mingit suurt probleemi teha paremini tajutavaks ja samas ka võib-olla neid ka heas mõttes siis nagu kiita, kui on mingi muutus toimumas. Korra, Katrin, tule sinu juurde ka, et sina teed neid projekte, mis viivad erinevate erialade tudengid kokku. Kas sa näed, et näiteks mõni filmitudeng, kellel pole mingit seost tegelikult roheteemadega, huvitab mõnda sinu projekti tulemast? Meil on olnud BFM-ist tudengeid just eluprojektides ja ma olen nii tänulik, sellepärast nad on olnud kommunikatsiooniinimesed küll rohkem, aga tegelikult kui filmist rääkida, siis seal on säästliku filmi tegemist väga palju, millest annaks nii-öelda avada materjale, mida kasutatakse, ajaline nii-öelda säästlikkus. Kõik see pool, et tegelikult see seondub ka säästliku filmi tegemisega, aga BFM-ist on tulnud inimesi ja nad on aidanud just võib-olla vaadata see teadmine, mis luuakse, selle jõudmist siis kaugemale ülikoolist, et minu projektides on just neid tulnud ja on sellega vedanud. Ja üldiselt on niimoodi, et tuleb enamus Tallinna Ülikooli instituutidest tudengeid on sellised inimesed, kes on ärksamad ja tõmbavad ka teisi kaasa. Et ma olen näinud seda, et nad ei tule üksi, kutsuvad siis kursakaaslasi ka. Ja tegelikult selles õppes nad satuvad täiesti võõraste inimestega kokku. Alguses läheb aega, 6 aega läheb aega, aga pärast, kui leitakse ühine probleem, mis kõnetab, siis on juba natuke kergem ja juba nähakse, millised kompetentsid kellelgi on. Ja see on ka päris elus niimoodi. Ja neil on tihtipeale endal ka mingi töökogemus juba, keegi tuleb IT-sektorist, keegi tuleb energeetikast või ka pangandussektorist ja juristid ja nii nad toimetavad, nii et alati jõuludeks on mingi tulemus olemas. Liigume vaikselt siit ülikoolist ka suuremasse pilti. Kuidas on linna mõiste kliimakriisis võib-olla ümber defineeritud? Mis rolli nüüd linn peaks inimese elus mängima? No tõepoolest, et linnu me oleme harjunud vaatlema sellise uuenduste loomise kohana, tõesti, mis toob kokku inimesi, mõtteid, ideid. Teiselt poolt muidugi linnastumine on kasvav trend, linnad väga kiiresti paisuvad ja tõepoolest linnades tarbitakse väga palju energiat, kõik autode kasutamine on väga intensiivne. Et siinkohal peaks linnu mõtestama kindlasti läbi laiemate võrgustike ja läbi planetaarsete seoste ja teiselt poolt linnadega seoses tuleb kindlasti esile üks väga selge vastuolu, et kas inimestena, ühiskondadena me saame nii-öelda ka mõtestada see, kuidas me koos elame loodusega, looduskeskkonnaga või me siis lihtsalt üritame läbi tehnoloogia praegust eluviisi jätkata. Nii et siin on tegelikult üks väga põhimõtteline nagu valik tegelikult nagu olemas ka linnade puhul, ja linnad kindlasti, kui me asetame linnad kliimakriisi konteksti, siis
linnad ise peaksid hakkama rohkem ka näiteks energiat tootma. Päris mitmeid samme on tehtud sellele, kuidas linnad saaksid ka toidu kasvatamist soodustada, kuidas ka ehitustehnoloogiat teha nii, et näiteks maja fassaadid toodaks hapnikku. Ja väga oluline kindlasti on ka selline ringne kasutamine, ringbiomajandus, mis siis tegelikult ka nagu taaskasutab erinevaid materjale. Jah, ja see ringbiomajandus on just selline regionaalse mõõtmega teema, kus siis sama regiooni ettevõtted, ka haridusasutused saavad omavahel rohkem koostööd teha, vaadates võib-olla, arvestades sellega, millised on kohalikud bioressursid, neid rohkem väärindada ja teha koostööd ka teiste piirkondadega siis Eestis. Ja tõepoolest nagu mitmed hiljutised kriisid on väga selgelt välja toonud selle, kuidas linnad on seotud maapiirkondadega. Kui me toome näiteks tõesti COVID näiteks, väga suur hulk inimesi, siis kui COVID ajal linnades elu lukku läks, kellel oli võimalus, läksid maapiirkonda, maakodudesse. Samamoodi me näeme ka Ukraina sõjakriisis, kuidas väga oluline on olnud maapiirkonnad sellega hakkama saamisel, et just niisugune maa ruraalsuse seos linnadega on ka väga oluline neid seosid mõtestada. Just, ja kestlikkuse tegelikult üks tagatis ongi koostöö riigi, kohalike omavalitsuste, inimeste vahel ja tegelikult haridusasutustel on väga tähtis roll seal. Igapäevaselt käivad seal noored läbi, nendega on kõik nende pered seotud, et see ka, mis me koolides räägime, milliseid kogemusi jagame, et tegelikult see on julgeoleku tagatis. Et nii ressursside mõttes toit kui ka tegelikult sellised võrgustikud, et me ei toimetaks üksi, vaid me oleksime olemas, kui on mingi kriis käes. Kui me astume praegu edasi täpselt nende sammudega, mis me oleme juba teinud või nende võimalustega, mis me oleme praegu endale saavutanud, milline see tulevik võiks meile välja näha? Jah, see on väga hea küsimus, et ja tegelikult tihtipeale me kipume üle hindama selliseid suuri katkestusi. Tegelikult tihtipeale need, kui me võtame tõesti hiljutise pandeemia või võtame kas või Nõukogude Liidu kokkukukkumise, siis need on teatud katkestused ühiskonna korras, igapäevases elus, aga see ei tähenda, et midagi nüüd täiesti lõpeb, eks ole. Ja kui me praegu räägime ka nagu suurtest muutustest, mis on seotud kliimakriisiga toimetuleku, siis on oluline küsimus ka selles, et kui me tulevikku ette kujutame, mida me võtame nagu sellisest praegusest eluviisist kaasa, mida me võtame minevikust kaasa ja kindlasti ka see, et tegelikult häid praktikaid on palju ja kuidas ka võib-olla Eestis on võimalik meil mujalt õppida, häid praktikaid kohandada. Ja teiselt poolt kindlasti väga olulise aspektina kestlikkuse vaates tooksin välja ka see, et kuidas võib-olla sellist inimkeskset perspektiivi natukene nihutada, et tegelikult loomulikult inimestena meil on ja ühiskonnana väga oluline kestmine ajas, säilitada tähenduslikke kohti, aga me peame aru andma, et elu siin maal on võimalik läbi elades koos loodusega, koos keskkonnaga, et me peaksime oma niisuguse inimkesksest mõtteviisist natukene nagu välja astuma ja asetama sellise elamise ka keskkonna võimaluste piiridesse. Tuleme korra siia nüüd täitsa lõpetuseks tagasi olevikku. Seekord tähistatakse samuti ülikoolide vahelist siis rohenädalat. Tallinna Ülikool osaleb ka. Mis sellel aastal fookuses on? Sellel aastal ongi tegelikult
rohenädal koostöös kõikide ülikoolidega, mis küll ei tähenda, et ainult sellel nädalal tegeletakse kestlikkuse teemadega, seda tehakse kindlasti aasta läbi, aga meie fookuses on just ülikoolide roll eestvedava jõuna kestlikkuse arengus, rollina ühiskonnas. Meile tuleb kokku üle 100 eksperditeadluse Läänemere piirkonnast, et just tegelikult see koostöö, ka rahvusvaheline koostöö on väga oluline kestlikkuse vaates ja samal ajal koostöö meie oma ülikoolidega Eestis. Ja ka see väljendub võib-olla interdistsiplinaarsetes uurimisrühmades ja erinevates uuringutes, mida teadlased läbi viivad. Ja seal on erinevad aspektid, ka linnastumine, ka koostöö maapiirkondadega, liikuvus ja loomulikult ka kestlikkuse pädevused, eks sellest juba rääkisime. Ja Tallinna Ülikoolis on ka Tallinna Ülikooli enda päev, kus me räägime julgeolekust, heaolust, et see kestlikkus on ju selleks, et me tekitaks sellist tugevamat platvormi järgnevaks ja kestlikuks siis tulevikuks. Katrin Männik, Tarmo Pikner, mina tänan teid ja teiega, kallid vaatajad ja kuulajad, kohtume juba järgmises saates.